Täna sai Tapa kesklinnas alguse 5. sinilille kampaania, millega kutsutakse Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide toetamiseks kandma sinilille märki. Lõunal kogunesid kõik huvilised ja ürituse osalejad Tapa gümnaasiumi ette. Sinilille kampaania avakõne pidas vigastatud võitlejate ühingu esimees staabiveebel Enn Adoson. Koos veteranidega hoolitseti selle eest, et suurte sinililledega saaks kaunistatud Tapa linn. Kõiki kohalolijaid tervitas ka Kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Martin Herem, kes andis ka stardi kevade esimesele sinilille jooksule. Ja Eesti veteran, Eesti sõdur on visiitkaart Eesti riigile. Selle üheks näiteks on ka tänased liitlaste sõdurid siin, kes jagavad meiega ühiseid väärtusi. Aga nad on siin selleks, et kaitsta meie riiki. Jooksjaid oli nii Eestist kui välismaalt, nii sõdureid kui tsiviilelanikke, nii noori kui vanu. Jooksu lõppedes andis parimatele auhinnad üle Tapa vallavanem Alari Kirt. Üheks autasu saajaks oli seekord ka oma vanuseklassi arvestuses esikohale tulnud esimese jalaväebrigaadi brigaadiveebel, staabiveebel Andreas Rebane, kes tundis veteranina suurt rõõmu jooksmisest ja sellest, et meie keskel olevaid vapraid sõdureid märgatakse üha enam. Ma toetan veterane iga-aastaliselt, kuna mis olen ka veteran ja minu jaoks on see väga tähtis see kampaania. Et need veteranid, kes täna on kaugel, kes kaitsevad siis meie Eesti julgeolekut, et me toetame nende tegevust ja oleme nendega. Lisaks jooksule said kõik huvilised tutvuda nii oma kui ka liitlasvägede tehnikaga. Kõik sinilille märki kandvad inimesed näitavad usku oma sõduritesse ning panustavad igalt ostetud meenelt raha vigastatud veteranide aitamiseks. Anname üheskoos au.